Tere, mina olen Palle autoringlusest ja täna teeme väikse video Ford S-Maxist, mis on ühtlasi ka müügis. Auto on 2007 aasta väljalase, 103 kilovatine diisel, 307 000 läbisõiduga manuaalkastiga, Soomest pärit, aga Eestis arvel ja kehtiv ülevaatuskindlustus on peal. Vaatame lähemalt. Üldine seisukord praeguseks on väga hea, küll ta ei olnud hea, kui ta jõudis autoringlusesse. Siin oli palju pisivigu, mõned suuremad ja mitmed väiksed vead. Nendel ma veel jõuan peatuda kõigil. Kere on ilus üldpildis, selles mõttes ta ei roosteta. Aga kerel on erinevaid pisimõlke. Näitan ka kohe siin. Siin on üks näiteks. Siin on üks kriim. Selliseid on veel ja nendega ma ei plaani ka mitte midagi ette võtta. Et need jäävad. Siin poolel on ka mingisugune mõlgilaadne koht. Ei midagi hullu. Me vahetasime sellel autol esiklaasi. Tal on täitsa uus esiklaas ja see klaas on soojendusribidega. Ehk siis sellel autol on esiklaasi soojendus. Vaatame väljaspoolt siis veel. Parkimisandurid on ka vahetatud ja näiteks vahetusse terve ports. Ma ei mäleta, kas päris kõik, aga kindlasti enamus parkimisandureid. Nad ei töötanud enne, nüüd töötavad. Nii esimesed kui tagumised on tal olemas. Siis tal on panoraamkatus, mis on äge lisa. Ja veokonks, nagu juba oli ka näha. Rehvid on lamellid. Sellised nõuetele vastavad on nende nimetus. Kui ma ütleks, et nad on väga head, siis ma valetaks. Seega ma ütlen, et nad on keskpärased. Kindlasti esimese lumeni kannatab nendega sõita ja kindlasti kannatab nendega sõita järgmine suvi. Aga kui meil ikkagi talvemoodi asi tuleb, siis ma arvan, et sellele autole võiks vaadata uued talverehvid. Ja siit näeb koopakaari ka lähemalt. Ühesõnaga jah, need rehvid on keskpärased. Ma väga vabandan, et ma siin prügikastide juures filmisin, aga siin oli hea tuulevari ja seetõttu sai ka ennast sinna kõrvale pargitud, aga ühesõnaga nüüd manööverdame ja vaatame natuke sees ringi. Kõigepealt paneme käsi piduri peale, see reaalselt töötab. Miks ma seda tean, sest ma remontisin seda. Käsipiduri hoob, siit on küll üks nurga see iluliist nii-öelda või liist puudu, aga ta töötab ja meie poolt on vahetatud kogu see hoob ja mõlemad trossid. Seetõttu ma ka tean, et ta kindlasti töötab, sest ta ei töötanud, kui ma selle auto sain. Läbisõit 307 ja armatuuris, nagu näha, siis ainult käsipiduri tuli, see kustub kohe ära. Mootor on külm veel, aga kohe lähme sõitma. Siis vaatame natukene, mis meil siin pool on. Udutuled esimesed tagumised, tulede kõrgus, see kõik on lihtne loogiline, aga nüüd ma klõpsin läbi kõik aknanupud. Et aknad reaalsuses kõik töötavad ka. Taga on toonklaas autol. Ja kõik aknad käivad. Samamoodi proovisin just järgi kõik uksed, et kõik ukselukud töötavad. Vaatame peeglid ka üle. Nii, vasakpoolne peegel ja parempoolne peegel töötab samuti. Siis on olemas istmesoojendused, mis on Fordidel nõrgaks kohaks, näiteks seda poolt ma peangi juba kõvemini veits vajutama.
et need lülitid kipuvad ära väsima, aga taaskord need ei ole kallid. Nii, ja liigume selle auto siis minu jaoks suurima miinuseni. Mingil imelikul põhjusel, kuigi rool on tal suhteliselt ilus minu arust, 300 sõitnud auto kohta täitsa normaalse välimusega. Aga siin keskel on tal mingid kulumisjäljed ja mingisugused, ma ei oska öelda, vaadake ise. Siit on mitme koha pealt on nii-öelda kate maas, makil on kood puudu, selle saab esindusest küsida mingi, ma ei tea, 20 euro eest äkki või vahel antakse tasuta ka. Ja käigukangi nahk on ka katki siit koha pealt ja käigukangi nupp on kole. Et ei ole jõudnud kõigega tegeleda ja ausalt öeldes tegelikult vist ei tegele ka. Sellepärast, et autosid on veel ja ideaalseks kõike ei jõua. Need asjad on soodsad asjad, kõiki neid asju on võimalik vahetada, seda paneeli on võimalik ise üle värvida. See käigukangi nupp on veel kõige lihtsam asi üldse. Seda saab, ma arvan, eBayst mingi $10 tõenäoliselt tellida või Eesti lammutustest. Ja rooli peal on veel nupud, siin on siis makinupud, püsikiirushoidja nupud ja siinpool samamoodi. Et kohe lähme maanteele neid proovima. Vaatame kojamehed ka üle ja ütleme, suunatuled asjad saab koha peal vaadata, need töötasid. Nii, ja esikojamehed, vett pritsib, kojamehed töötavad. Ja tagumine kojamees, need kojamees töötab ja vett pritsib. On olnud mõned korrad, kus pärast automüüki on teatatud, et mingi veeprits ei töötavad. Ma alati ka kõik ei ole proovinud, aga Ja vihmasensor on ka olemas tal siis, et kui väljas hakkab vihma sadama, siis kojamehed lähevad ise käima. Ja kapotialust ma taaskord ei ole pesnud sellel autol. Ehk siis on nagu on, hääl on ilus. Midagi kuskilt välja ei lahma. Proovin nii palju näidata, kui võimalik. Nii, lähme teeme S-Maxiga väikse sõidu ka. Ma sõidu ajal natuke räägin päritolust ja sellest, mis me veel teinud oleme selle autoga. See on rekordiliselt viimase aasta nii-öelda autoringluse kõige rohkem tööd nõudnud auto. Ta tegelikult jõudis meie kätte eelmine talv juba. Ja alguses olid tal paar sellist viga, mille lahendamine võttis pikalt aega ja seda ei osatud igal pool ja nii edasi. Aga ma hakkan see algusest pihta. Suurematest asjadest oli tal, see auto saabus meie juurde nii-öelda pimedana, tummana, ehk siis siit oli kõik pime. Käima teda ei saadud, isegi treileri pealt maha ei saadud. Ja esimene asi oli talle spidoblokki vaja. Ühtlasi on see esimene kord elus, kus ma ühe töökoja kaudu olen olnud sunnitud tellima spido kerimisteenust. Ehk siis selle auto spido on keritud, aga ta on keritud täpselt selle sama koha peale, mis läbisõiduga ta Eestisse tuli, sest see on dokumenteeritud ja seda ma saan näidata ka. Ehk siis see sama 307 on õige. Ja ühesõnaga kõigepealt ei saanud teda isegi käima. Ref jooksis tühjaks, väike asi lahendada, aga ikkagi väga häiriv. Siis O-ratas oli väga nukras seisus. Ehk siis siia läks uus O-ratas ja uus sidurikomplekt. Edasi välimuselt üks karp oli mõlkis üsna ebameeldivalt. Ehk siis tal on üks karp värvitud. Aga normaalses kohas, kui keegi seda autot ostma hakkab, ma võin täpselt öelda, kus kohas, kõigile ma seda kohta öelda ei taha, sest et muidu seal läheb järjekord liiga pikaks ja siis ma ei saa ise sinna enam löögile. Aga ühesõnaga korralikus kohas värvitud. Video pealt on näha ka, et sellega ei ole midagi juhtunud, see sai juba enne suve värvitud see karp. Siis edasi olid siin mitmed pisemad voolu elektrisüsteemi kalad veel. Nagu näiteks oli tal parkimisandurid ei toiminud, need sai korda tehtud. Siis oli tal
Ebersprecheri eelsoendi peal ja see andis lühist, selle me võtsime maha. Kusjuures see ahi on veel vist auto peal, kui ma ei eksi, et kui keegi seda taastada tahab ja keegi ise meistrimees on, siis see on võimalik, aga siis peab vaatama, et mis tal viga oli. Et minu nii-öelda elektrikud sellest jagu ei saanud. Igal juhul see on maha võetud. Siis olid mitmed pisiasjad veermikus ja muud tehnoülevaatus eelsed tööd, mingid pirnid ja ma ei mäleta, mingid pisiasjad veel. Salong oli terve selles mõttes, aga tolmune, et tavaline klassikaline salongi keemiline on tehtud ja väike selgitus juurde ka auto võõrastele inimestele, et hooratas ja siduri komplekt. Hooratas on üsna nagu kulukas asi, mida vahetada. Et ta tavaliselt maksab mingi mõnisada eurot, olenevalt autost. Ütleme, 200 kuni 400 on tavaline vanematel autodel. Hooratas on kuluosa tegelikult selle koha pealt, et ta ei ole mõeldud igavesti kestma ja hooratta pluss siduri vahetus on selline asi, mis võiks olla nagu arvestatav lisaväärtus, kui te ostate kasutatud autot. Et tegu on ikkagi suure siukse hooldusalase tööga. Räägin natuke veel nii-öelda S-Maxist üldiselt, et millega tegu on. Tegu on siis 7-kohalise mahtuniversaaliga, mis on väga ruumikas ja kõrge istumisega, kusjuures istme kõrgus on siit kõrvalt veel elektrooniliselt reguleeritav ja kõrgema istumisega ja kärukonksuga ka, et ta on siuke nagu sobib ka asjade vedamiseks hästi. Oluline asi, olenemata sellest, et tegu on suure autoga, ta on diisel, nii-öelda hästi levinud 103 kW mootor. Selle mootori kütusekulu on väga väike, et maanteekulu näitab tehas 5,2, kui ma ei eksi, ja keskmist kulu 6,2 või 6,4, et linnakulu see sõltub juba natuke sellest, et kus linnas sa selle autoga sõidad. Et Tallinnas võib ta 8 olla, aga ma arvan, et Tartus võib ta vabalt 7 olla. Nüüd ma selle video jooksul nagu ikka testin ära ka püsikiiruse hoidja. See töötab, auto on praegu püsikiiruse hoidja peal. Ma ei hakka pedaale filmima, aga ta ausõna on teise käiguga küll hetkel. Läheme kolmanda, paneme uuesti peale ja läks, töötab. Cruise Control Active ütleb ka ilusti, et ühesõnaga püsikiiruse hoidja töötab, nupud on rooli peal. Pidurdades ma võtan kohe natuke suurema kiiruse. See on video pealt näha ka, kui auto pidurdades vibreerib, sest siis hakkab kaameraga kaasa vibreerima. Aga sellel autol, ise kolmandaga on päris terav minek isegi. Nüüd mul on juba 95 sees ja ei ole mingisugust kloppimist ega mingisugust pidurdamisel, kiirendusel ka ilmselgelt mitte. Laseme rooli ka lahti ja mingisugust järsku kiskumist kuhugi poole ei ole. Ehk siis püsib teel ka normaalselt, nii nagu ta seda tegema peaks. Ja lähme järgmisena sõidame, proovime tõstuki peal korra käia ka, et saaks ka põhja alt vaadata seda autot. Nii, ja õnnestus käia ka tõstuki pealt läbi, et nagu videos teha, siis põhjaalune seis on keskmine, normaalne, tavaline on õige sõnastus. Tagumises otsas põhja all mingil määral pindmist roostet on. See on suht kõikidel autodel niimoodi, mis on Eestis ja Soomes ringi sõitnud. Ja suuri lekkeid midagi ei paista, pooltelje kummid on terved ja üks tagumine kont on siis täitsa uus, et seda ma enne eraldi ei maininud. Ühesõnaga, põhja alt mingid suuri üllatusi ei olnud, et käisin veel korra läbi, kuigi me oleme seda tegelikult varem ka teinud. Auto on müügis Auto24 ja autoringlus.ee kodulehel. Autot saab näha ja proovida soovi korral Tartus.
ja on võimalik tellida ka auto endale koju. Ja koju on võimalik tellida Eesti piires, ole sa või Hiiumaal või Saaremaal, Valgamaal, Ida-Virumaal, vahet ei ole. Kui sul on huvi, siis pöördu julgelt ja kontaktid leiad video alt või kodulehelt. Ja nii lihtne see kõik ongi. Aitäh video vaatamise eest. Head aega!